üksinda koodis 19. detsember. Siin peab Lennart tassima mantleid ühest pargist Vanemuise teatrisse ja siin on antud sisendiks 3 numbrit. Esimene number on mantlite arv hunnikus, ehk siis seal pargis on suur hunnik mantleid. Teine number on sekundite arv, ehk siis mitu sekundit kulub Lennartil aega pargist Vanemuisesse kõndimiseks või siis Vanemuisest parki kõndimiseks ilma ühtegi mantlit kandmata, ehk siis see on see baassekundite arv. Ja viimane number, antud näites number 1, tähistab, et mitu sekundit lisandub iga mantliga. Näiteks me siin näeme, et kui Lennart kõnnib pargist Vanemuisesse tagasi, siis tal kulub 13 sekundit, mis on siis see baas 10 sekundit, pluss veel 1 sekund lisaks iga mantli eest, sest ta liigub 3 mantliga. Ja kui Lennart tuleb teatrist ja ta jõuab parki, siis ta peab need mantlid virnastama enda peale. Ja vastavalt sellele, mitu mantlit Lennart kanda soovib, siis vastavalt sellele kulub erinev aeg nende mantlite virnastamiseks. Ja kui ta võtab 3 mantlit, siis iga mantel lisab justkui rohkemakordse selle ühe mantli aja. Ehk siis kui on number 1 on mantli aeg ja me teeme 3 mantlit, siis esimese mantli jaoks läheb 1 sekund, teise jaoks 2 sekundit, kolmanda jaoks 4 sekundit ja siis neljanda jaoks läheks juba 8, viienda jaoks läheks 16 ja nii edasi. Ehk siis 3 mantli jaoks läheb kokku 7 sekundit ning siis me kõnnime 13 sekundit tagasi ja siis me kõnnime 10 sekundit tagasi parki ja virnastame need ülejäänud 2 mantlit, milleks läheb 3 sekundit ja siis me kõnnime 12 sekundiga tagasi Vanemuisesse. Ja see kõik võtab aega 55 sekundit ja soovitakse teada, et mitu sekundit on see minimaalne sekundite arv, millega Lennart saab need mantlid teatrisse tagasi viia pargist. Ma olen seda ülesannet üritanud juba lahendada 2 päeva ja veel ma ei ole selle kõige õigema lahenduseni jõudnud. Aga ma olen väga palju seda uurinud ja ma olen leidnud huvitavaid nippe ja trikke, et kuidas saada sellele lahendusele lähemale. Niisiis, mul on 3 lahendust ja nüüd ma demonstreerin neid 3 lahendust. Esimene lahendus on täiesti tavaline rekursioon. Ehk siis kui me võtame siit selle sama näite, kus on 5 mantlit, siis me saame kõiki erinevaid kombinatsioone mantlitest siin läbi proovida. Ehk siis teeme, kui me võtame iga mantli eraldi, aga siis me võtame 3 mantlit eraldi ja siis viimase korraga lähme 2 mantliga ja siis niimoodi edasi ja siis lõpuks ta ütleb rekursjoonis, et kui me võtame 2 ja 3 mantlit, siis see tuleb 55 sekundit ja siis 55 ongi see minimaalne aeg ja siis kogu aeg, iga kord, kui me leiame uue kiirema aja, siis ta nagu uuendab seda numbrit siin. See töötab väga hästi 5 mantliga. Ta töötab ka 10 mantliga, 20 mantliga. Aga kui neid mantleid on rohkem kui seal umbes 30 rohkem, siis juba on probleem. Probleem on selles, et ta lihtsalt võtab nii kaua aega, et ta ei jõuaks meie eluajal enam valmis, sest see rekursioon läheb seal nii sügavale ja seal on nii palju erinevaid kombinatsioone ja võimalusi. Nii et mul on 1434 erinevat mantlit ja see rekursiooni lahendus lihtsalt ei toimi. Nii et on vaja leida midagi natukene optimaalsemat. Mis ma tegin, on see, et me saame proovida seda jooksutada, aga lihtsalt väiksema arvu mantlitega. Et paneme näiteks 10 mantlit ja siis jooksutame seda niimoodi. Siis ta saab selle valmis ja siis ta leiab, et kõige optimaalsem aeg 10 mantli jaoks selliste numbritega on siis 3 mantlit ja 4 mantlit. Ja siis ma proovisin siit edasi, et kui me paneme 15 mantliga, siis tuleb 3, 4, 4, 4. Kui me paneme 16 mantliga, siis tuleb kõik 4. Kui me paneme 17-ga, siis tuleb 2 4 ja 3 3. Ja kui me siit lähme veel edasi, siis ta üritab suruda siia, mul on selline mulje, võimalikult palju number 4-sid. Et mida suuremaks me lähme, siis kogu aeg tuleb siia hästi palju 4-sid ja siis kõik ülejäänud numbrid, mis nagu selle 4 sisse ei mahtunud, siis ta täidab selle 3. Ja sellest olenevalt ma leidsin, et see, mis minu see number siin on, mantleid 1434, siis selle sisse mahub 4 mahub 357 korda ja 3 mahub 2 korda ja 4 mantli viimiseks aeg minu numbrite järgi on selline, nii mitu sekundit, ja 3 mantli viimiseks on aeg selline. Nii et mis me saame teha, ma mõtlesin, et ma võtan 357 korda nii mitu sekundit, pluss 2 korda nii mitu sekundit. Ja siis ma liidan need omavahel kokku ja siis ma lõpuks saan siit ühe numbri.
ja siis see korda 2. Ehk siis see number on see, mis ma siit lõpuks saan ja ma mõtlesin, et see võiks olla see lahendus ja see võiks olla see vastus ja ma esitasin selle ja see kahjuks oli vale. Aga siis, nüüd tuleb huvitav asi. Nüüd ma leidsin 3. lahenduse. Ehk siis see on minu teine kood, see on minu kõige uuem kood sellele samale programmile. See on selline asi, mis ma internetist guugeldades leidsin, mis on dünaamiline programmeerimine. Ja dünaamiline programmeerimine põhimõtteliselt tähendab seda, et temaga saab teha samu asju nagu rekursiooniga, aga ta ei pea alati olema rekursiivne ja kõik asjad, mis me oleme juba varasemalt läbi arvutanud, siis me jätame kõik need meelde. Ehk siis näiteks, kui ma toon väikse näite selle sama näidisega, kus siin on ainult 5 mantlit kokku, siis mis me teeme siit sellise for tsükli, mis ta ei alusta mitte 5. Ehk siis tavaline rekursioon alustab 5 ja ta küsib kohe alguses, et nii, anna mulle mis on see kõige optimaalsem lahendus 5 jaoks ja siis ta hakkab seda vaikselt arvutama. Mida see dünaamiline programmeerimine teeb, ehk siis me alustame number 1, siis me lähme järjest kõrgemale ja kõrgemale. Ehk siis me lähme alguses number 1 ja siis me arvutame, et mis on see optimaalne aeg 1 mantli viimiseks. Seda me saame väga lihtsalt arvutada, sellepärast et 1 viimiseks sul on ainult 1 kombinatsioon. Siis me lähme edasi, mis on kõige optimaalne number 2 mantli korraga viimiseks. Kui me seda number 2 arvutame, siis me juba teame, mis on optimaalne aeg 1 mantli viimiseks. Ja siis me saame võrrelda neid, et kas see on madalam või kõrgem. Et me lähme niimoodi kogu aeg edasi ja siis kui me lõpuks jõuame number 5 juurde, et okei, kui palju aega siis kulub 5 mantli viimiseks, mis on see optimaalne aeg 5 jaoks. Kuna me teame, et vastus selle näite järgi on 2 ja 3, ehk siis me viime 3 mantlit ja siis viime 2 mantlit, siis meil on juba need ajad dünaamilise programmeerimisega, meil on need 2 aega juba välja arvutatud, nii et me saame väga lihtsalt teada, et siis kui me võtame 2 ja siis kui me võtame 3, see on see kõige optimaalsem kombinatsioon. Nii et mida ma saan teha selle dünaamilise programmeerimise lahendusega, siis esimese asjana ma optimiseerin oma koodi veel, ehk siis me kalkuleerime kõik erinevad, kui mitu sekundit võtab mingisuguse numbri mantlite korraga viimiseks. Ehk siis ta siit kalkuleerib need kõik varasemalt juba ära, kui palju läheb 1 viimiseks, 2 viimiseks, 3 viimiseks. Need ei ole optimaalsed ajad, need ei ole need optimaalsed järjekorrad, aga need on iga mantli arvu nagu üksinda viimiseks iseseisvalt. Aga kui me teeme nüüd selle dünaamilise programmeerimisega selle lahenduse, siis see kõige lõpuks tuleb vastus ja see vastus on täpselt sama vastus. See on 1-1 sama, mis ma arvutasin välja käsitsi varasemalt. See on 1-1 sama vastus, mis käsitsi tuli ja see on vale vastus. Ehk siis need on kõik need lahendused, mis ma olen läbi proovinud, need 3 lahendust üksinda koodis 19. päeval ja kui kellelgi on toimiv lahendus, siis mind väga huvitaks sellest kuulda. Palun jagage minuga toimivat lahendust.